hommik, täna päike paistab, ilm on ilus. Laps vaatas akna peal õue mänguväljakule ja seletas mulle Giga Gaga. Nii et aitäh, natukene on lõunauneni aega, nii et me siis läheme õue nüüd. Väljas on -3 kraadi, see tähendab seda, et laps tuleb soojalt sisse pakkida. Kõige alla läheb Merino kombekas, meil on Bredeni oma. Pidžaama. Emme ka või? Ja kui kombekas on seljas, siis ta praegu viskas see mõnusalt pikali ennast, see on tavaliselt, ta teab, et ta saab magama, kui see selga läheb. Siis sinna peale ma panen alati ühe puuvillase kombeka. See on sõbrannalt saadud. Või siis panen ühe meie halli tähtedega kombeka. Tervist! Lähme nüüd otsime, kus müts ja sall on. Sall, jaa. Sall. Ei ole sul midagi, ai. Oi, Timu. Kus on müts ja sall? Siin on kõik nii sassis. Kes see ajas sassi? Mulle tundub, et see ei ole issi või emme olnud. Ja selga läks Didriksonsi kombekas. Kavati talvesaapad. Didriksonsi kindad. Ja siit pillub Bredeni Merino villase sisuga müts ka ja puuvillane sall on ka kaelas. Ja nüüd ta siis ootab, et õue astuda. Ma tegin talle ukse lahti, kui ta tahab, ta saab minna. Ja mind teenib truult juba teist talve järjest Didriksonsi parka. Ja tegelikkuses on veel niimoodi, et kuna täna on -3 kraadi, siis see ei ole nii jube külm ja saaks tõenäoliselt lapsel ka ilma selle pealiskombeta. Aga kuna ta väga hullult ringi ei askelda, siis tema peab natukene soojamalt riidus olema õues. Ja kinnasteks on minul stuudiohõbe kindad ööliplikatega ja need on muuseas ka helkurid ja need on vooderdatud kindad. Tahad siia kikuma või? Sinna tahad minna hoopis või? Mis sa seal teed? Sinna. Mis me teeme seal? Nüüd meie juba reviseerides selle kotte, sest ta nägi siin oma tuube. Tudule lähed nüüd. No mis sa teed, kui keefil maitseb nii väga, et peab juba nagu kinnist pakki lutsima? Ja piim samamoodi. Kaks? Ma arvan, et sa väga ei jaksa seda tõsta. Seda jaksasid, jah? Kalli. Ja sel korral ei olnud võid ja vahukoort, mis on jube halb, sellepärast et vahukoort oli mul tänase, seda sa nüüd küll ei saa, tänase söögi jaoks väga vaja, nii et ma pean midagi leiutama nüüd. Ja tänase lõunapausi endal siis veedan köögis. Ma teen mingisugust kana, lillkapsa, brokkoli ja ahjuvormi. Kana, lillkapsas ja brokkoli ja peekon ja sibulküüslauk on nüüd vormis ja siia peale ma valan bechamelli põhjal tehtud juustukastme ja siis, siis panen ahju. See näeb igatahes päris hea välja, nii et ma tõstan meile natuke jahtuna ja eks siis ole näha. Meil on siin
paberi peal on kirjas mõned küsimused, ma nägin, tegelikult oli seal veel mõned küsimused tekkinud, aga ma tahtsin kõigepealt küsida hoopis teie käest, et kas te olete mõnda online keeleprogrammi kasutanud? Ma olen kunagi seda Duolingot kasutanud ja sellega proovisin norra keelt õppida natukene. Midagi ma vist üritasin veel. Mis me nüüd teeme? 12 või? Kuulge, see 12, jah. Märgib ju seda, et vlogmas on poole peal. Ja mis on kujuga? Labris. 3 näo. Ma sind aru juba. Oomen kõrve. Kas kui ma poleks öelnud, sa poleks ka osanud või? Ma oleks natukene veel aega läinud. Ei. Juba nägid või? Millennium Falcon. On või? Jah, tundub küll. Teeny tiny. Kas meil on mingisugused kindlad jõulutraditsioonid? Ja ma arvan, et sinna alla tõenäoliselt läheb ka see, et mis kunagi meie jõululaualt ei puudu. Sest meil on tavaliselt, meil on aastast aastasse sama jõulutoit olnud. Väga väheste muudatust, aga eelmine aasta meil oli vist väike juuksuvaaga väljas. Aga meil on jah suht nagu, mis meil jõulutraditsioonid on. Ja nüüd me oleme, vanasti oli see, et emaga me tõime alati nagu 24-ndaks kuusetuppa. Et alla 23. näiteks tõime, aga nüüd me oleme viimastel aastatel oleme hakanud varem tuppa tooma nagu, et mingi nädal-2 varem. Ma juba tahakski tegelikult tuua juba kuuske, sest meil ei ole üldse nagu mingi... Pime on, et imelik on lausa. No jah, sellepärast tahakski, et see oleks seda jõuluhõngu natukene juba majas. Et need küünlad veidi aitavad siin akna peal. Jälle Mait Tuulepulk. Toonis Indie Flick. Indie Flick, ka siuke punane. Varasematel aastatel olen alati 1. detsembril maja ära kaunistanud, aga seekord me olime Leedus Ikeas siis. Saanud seda teha. Ja tänu sellele, et meil on veel osa mööblis kokku panemata, siis kuidagi nagu ei ole tahtnud mingi megalt nagu kaunistada, et meil ongi praegu ainukesena need küünlad väljas. Järgmine nädalavahetus äkki saab natukene panna. Birgit just ütles, et ta võib-olla tuleb, võtab. Nädalavahetusena? Siis, kus me oleme kodus. Sest ma tahaks kuusega siis tuua. Noh, nüüd on siis traditsioon, et 24. tulevad joolivanemad sinna. Siis 4 iga aasta peab saama mu ema jõulusaia ja kui mul meeles on, siis ma katsun see aasta retsepti endale nagu ka üles kirjutada, et ma olen kunagi väiksena, ma tegin iga kord temaga seda koos, aga nüüd viimastel aastatel ma ei ole nagu teinud. Ja nüüd on viimastel aastatel tulnud see, et üks on rosinateta, sest mina ei söö rosinaid. Jah, ta on pannud näiteks kuivatatud kirse või mingeid asju sisse pannud sinna jõulusaia. Ja Joeli isale hullult see jõulusai meeldib. Mest ta iga kord on see, et kui me küsime, et kas me paneme midagi kaasa, siis ta küsib alati seda saia. See on nii lahe. Ja mis meie jõululaualt kunagi ei puudu. Meil on harilikult on alati mingi lind, terve lind, olgu ta siis kõik partimine enam ei taha, sest et ma ükskord sain aru, et mulle ei maitse part. Hani enamasti, kana me ei ole nagu teinud, kas hani või kalkun on olnud? Jah. Lammas on, ei lammas ei ole olnud mingiks kord. Jõululaual vist ei ole olnud. No või, kui selles suhtes meil teinekord ikka on mingi lambaliha või näemps on mulle kirjutanud. Või mingi põdraliha või midagi sellist nagu ka. Ja verivorstiga meil on see alati, et me iga aasta ostame ja vist saab nagu ahjus soojaks ka lastud ja praktiliselt kunagi keegi ei söö, sest keegi ei jaksa. Ja noh, praekapsa sõin ja on alati. Mina olen iga kord täpselt sama luuletust. Traditsioon. Ja see, et sina annad pakke. Jah, mina olen meie pere päkapikk, kes pakke üle annab. Tõenäoliselt äkki kui laps suuremaks kasvab, siis saab tema nagu selle rolli üle võtta. Esialgu minuga koos ja siis ise... Õpib jah? Apprentice. Sest et väiksest peale mina olen olnud nagu see jõulupäkapikk. Ja siin oli tegelikult isegi küsimus ka, et millal avastasite, et jõuluvana või päkapikka pole olemas.
ma ei mäletagi, mida mu ema mulle jõuluvana kohta rääkis. Aga ma olen nagu terve oma teadliku elu teadnud, et jõuluvana ei käi meil kodus. Ja et teistel käivad nagu mingisugused olnud. Ma ei tea, vaevalt ta nüüd ütles, vaevalt ta mulle midagi sellist ka ütles, et jõuluvana meie juures lihtsalt ei käi. Aga päkapikud, ma ei tea, ma arvan, äkki ema jäi vahele lihtsalt üks korda. Mul on ka kõige loogilisem on see. Või ühelt maalt hakkad nagu aru saama. Ma ei tea, keegi nagu öelnud mulle. Sellepärast, et ma mäletan, kui oli nagu mingi sulailm. Ja siis aknalaual olid need räästa alt tilkunud lumened jäljed nagu, siis ma olin nagu 100% kindel, et need olid päkapiku jäljed. Ja Pervo käis piilamas. Ja, et päkapikkudesse ma vist uskusin oluliselt kauem kui jõuluvanasse, mis on natuke nagu naljakas. Aga ma tean, et mul vanemad on lahutatud ja siis kui kunagi isa käis nagu jõuludel kinka toomas, siis ta alati ütles, et oi näed, et päkapikud jätsid koti ukse taha. Et siis traditsioon on olnud, et kõik on alati minule siis lunastanud nagu pakid minu käest. Minu käest. Minul ei tule küll, et ma arvan ka, et mul oligi lihtsalt see, et ühelt maalt hakkasid nagu kokku panema, et oot, et need kommid on samad, mis kuskil kapis või midagi siukest. Ja ma mäletan, et me sugulastega käisime enne jõule kingitusi otsimas ka igal pool, kui vanemaid kodusid vanemate kappides ja koha. Aga seda teinud? Aga minu vanemad olid nii targad, et nad võtsid töö juures, isa töö juures. Aga sugulaste vanemad ühed hoidsid kodus, ma mäletan, neil oli mingi kapitagune ja siis sinna taha ronisime ja siis nägime. Kas on mingeid traditsioone, mida me tahame oma väiksele neiule edasi anda? Ja siis ma nägin, seal oli küll midagi juures, aga kas midagi on muutunud sellega, et laps on nüüd, et ei, meil lihtsalt üks pere liiga rohkem. Et küll ükskord ühelt maalt hakkavad need päkapikud ka nagu uuesti käima tõenäoliselt. Lapsega on muutunud ainult see, et hommikul vara ärkama. Aga samas nagu jõuludega seoses? Jõuludega, no jõulu hommikul ka. Iga hommik. Tead, see nädalavahetus lasi meil 9. Eelmine aasta ta oli nii väike jõulude ajal ka, et siis ei saanud arugi, et siis saad isegi aru, et nagu laps on. Aga nüüd see aasta, minu kõige suurem hirm on, et hakkab kuuski ümber. Nagu nii hakkab. Sest tal on nagu 2 poolt on nagu selline malbe tubli tüdruk, kes kui sa ütled ühe korra, siis ta teab ja ta rohkem ei puudu või siis ta on nagu siuke kratt. Et kui sa piisavalt palju tähelepanu ei pööra talle, siis ta käib ja kakkub nagu meelega ja siis ta nagu vaatab seda otsa nagu sukse näoga ka. Kurja naeru teeb ka vahepeal. Ja siis sellest naerust areneb välja see hobuse hääl. Tal on jah. Mis hääl tohu näeb? Jaa! Jah, vaat mõelda naerab ka. Jaa! Üks hommik vaatasime maa hommiku kordust ja siis seal olid hobused ja siis ta hõikas teleka poole. Jobused! Jaa! Jobused! Jaa! Selline nunnu. Nagu mingid traditsioonid on, aga midagi mega erilist ei ole. Tegelikult mulle väga meeldis näiteks käia metsas kuuse järel. Aga me oleme seda 2 korda üritanud ja me ei ole nagu... Pole ei leia kuuske. Et üks siis on see, et me oleme nii ära hillitatud, mina, see ilmselt ma räägin enda eest praegu, ma olen nii ära hillitatud nende paksude kohevate kuuskedega, mis on nagu kasvatatud selleks jaoks. Aga metsas on nagu, mis siis, et RMK metsadest saab nagu võtta, siis seal on ikkagi konkreetsed kohad, kus nagu saab, et see kuusk ei tohi saada nii, et sa näed, et kui see kuusk on nii suureks ei kasva, et siis on nagu okei. Et üks aasta me käisime, leidsimegi siuksed kohad ja siis need kuused olid kõik need, mis olid 2 kitsakat tüve olid kõrvuti koos, vaata teema, et oi, mul elus kuusk on ju metsakuuse kohta. Ja ei, see oli mingisugune nirakas ikkagi. Et tegelikult ma tahaks nagu tõesti hea meelega läheks metsakuuse järele hoopis. Ja see on lahe. Kui kellelgi on metsa, kuhu me võiks minna kuuse järele, siis hiras sapp on ju. Aga jah, et see on tegelikult üks traditsioon, mida ma tahaks nüüd nagu eriti veel kui laps ka on, et ma tahaks nagu seda mälestust talle, aga ei ole nii pädevad selles ise ka, et seda teha. Aga rääkige meile oma jõulutraditsioonidest, äkki teil on midagi sellist, mis tundub, et tahaks ise ka üle võtta, et tundub nii lahe. Täname vaatamast ja homme näeme.